30. voorule algus tehtud, Kalev paneb palli mängu. Algkoosseisudes ei saa öelda, et oleks väga suuri üllatusi, kui arvestada ka infot, mida juba enne mängu saime. Vaatame ära selle minemise kõigepealt, siin on Levadial kohe esimene võimalus ja palun kohe esimene värav. 13 sekundit on mängitud, kui Richie Mussava FCI Levadia 1-0 ette viib. 13 sekundit, ütlen mina, oli kella peal. Richie Mussava, kes tundub, et on täna pandud tipuründesse, kasutab võimalust ja läheb kohe peatreenerit ka tänama selle eest, aitäh usalduse eest. Mussava 1-0. Selline algus mängule. On tema ka nimetatud, et ka tema kohal oli väike küsimärk, ehk Kalevil siin mure ja mõttekohti on. Sealt tuleb löök ja Horsman nüüd saab käed vahele. Löögi kohta kohe. Tuleb kesine löök, selle Forsman pudistab natukene. Sellised mängud, kus on vastamisi Levadia Flora ja siis Levadia Paide, aga praegu kisub küll kõik sinnapoole, et oi, kus siin omale pannakse nüüd. 23. minutil lööb Kaspar Laur Levadia teise. Tuleb nii öelda. Tsenderdus vasakult äärelt, Laur paneb jala vahele ja mees on ründajana mänginud küll, aga ei olnud praegu see koht, kus 3 kaotusest see küll ei päästnud. Muidugi tõele au andes seal ka kus ei lähe üldse palju üle see löök praegu. Viimane mäng näitas ära Kalju vastu kolmapäeval, et kui komplekteeritus jätab natuke soovida, nii nüüd Larsenile antakse selline sööt, mis ei tohiks mingil juhul läbi minna ja sealt ei tohiks ka pall läbi minna, aga ta läheb läbi ja 3-0 läheb Levadia seda kohtumist juhtima 34. minutil. Michael Schöning-Larsen ja tundub, et tegemist on golfimängu entusiastiga. Aga see seltskond, kes on väljakul, on ju Premium-liiga jalgpalliga mänginud omajagu. Nii laguneda ei tohiks. Siit peegeldabki asjade tegelikku seisu. Jakovlev, veel üks pall kasti. Uuesti Jakovlev ja nüüd läheb juba sealt ilu tegema ja tagumisse posti. Minna. Leiab purjega üles. Ürisoo purje selja taga ja purjele jõuab päris palju rohelisi särke juba peale. Purje saab lüüa ja nüüd Valnerit esimene korralikumat sorti tõrje ka täna. Ise jõuab Joao Pedrole nüüd. Liivaku kannad olid küll kaunis maast lahti selle palli mängupaneku hetkel, aga lasti ära teha. Ausalt, Prohmakas oli päris lähedal. Ja tuleb sealt jälle. Kus nüüd siin tehakse Laurile ja tuleb sealt veel ja nüüd Forsmanilt hea tõrje. Peaksid olema veel natuke hoolikad need viimased 10 minutit, et kas või mingi jutustamisega mitte võtta endale kaarti, kui siit üritab Levadia ka endale. Paneme 3 meest ette. Levadia ei ole päris meeskond, kelle vastu seda teha. Taha posti head Tsenderdus ja sealt sisse jooks. Tuleb üle kõigi. Ainsalule. Ja paneb Ainsalu terava palli ja hea palli ja Forsman peab tõrjuma ja nüüd Forsmanile Liivak täitsa vaba paremale äärel läheb karistusalasse, sealt saab lükata veel ja Roosnup nüüd löö ja lööb ära. Ja lööb ära Mark-Oliver Roosnup 250. mängus Premium-liigas. Liivakule väike tänu ka, eeltöö tehtud. 4-0. Nii et saab midagi Levadia siia teise poolaega ka. Ta tahab oma asju seal ilmselt teha veel. Saab see mäng läbi ja peab Kurro Torres leppima 1 üleminuti ja 4-0 võiduga kõigest. Eks ta tahtis võimalust veel, et 5 ka lüüa.